Tere, ma olen Piotr, Division Sports liige ja täna ma räägin teile kroolitõmmest. Tõmme hakkab, kui käsi on meil ees, ilusti välja sirutatud ja siis alustame tõmmet niimoodi, et me hoiame küünarnukki üleval ja tõmbame siit. Et kindlasti ei tohi teha seda viga, et me hakkame tõmbama küünarnukist, et me kõverdame küünarnukki ja hakkame tõmbama siit, siis tõmmet ei toimu. Nii, hakkame tõmbama siit ilusti küünarnukki üleval, siis läheme edasi õla juurde. Siin on tähtis see, et te hoiate alati peopesa ja selle õlajoonel, et ei lähe liiga kaugele, muidu tõmbate ennast kõrvale, ei lähe liiga kaugele, muidu teie keha keerab liiga palju viltu. Nii, lähete õla alla, siin on ka ilusti, siis läheme tõmba lõpu poole. Lükkate siit ilusti, käe täiesti sirgeks välja, et tõmba lõpp oleks nagu täiuslik. Muidu, kui te teete niimoodi, et te siit tõmbate, et tõmbate juba siit välja, siis tõmbelõkk kaob täiesti ära ja kohe ujutab palju aeglasemini. Et väga tähtis on see, et lükkate täiesti sirgeks käe ja sinna lõpuni välja. Ja käe toomisest. Käe toomine hakkab, kui meil on tõmbelõkk ära tehtud ja tõmbame alati küünarnukist. Ja tõstame küünarnukiga, peopesa ja käe siia ja toome seda ette võimalikult kaugele ja paneme jälle sirgeks. Selleks, et käe toomine oleks ilus ja korralik, te ei tohi teha nii, et tõsta käe välja ja siis hakkate tooma peopesaga käe ette. See on vale, see takistab teid. Alati tõmba lõpp ja küünarnukist hakkame tõstma kätt ja toome siia ette. Ja ei tohi teha nii, et te panete käe enda risti ette, see on kohe pidurdus. Ei tohi panna siia, see on ka pidurdus. Alati lõpuni välja ja ette. See oli meie teoreetiline osa, aga kui sa tahad näha, kuidas neid vigu parandada, siis vaata meie järgmist videot.